vereni ja valgast Viru vereni sa ruuta. Kaitsma kodumaad ja vabadust on valitsemas rõhujad. Enne kui me alustame päevakorraga, ma tahaksin sõna anda ühele vanale väga heale tuttavale ja sõbrale, kes on meie üritusel juba ka teist korda suvel, kes on olnud aastakümneid Lääne-Virumaal Alljala vallas Auküla külavanem. Meil on alustatud, meie MTÜ on alustatud sõprussuhteid Aukülaga, mida me kindlasti arendame edasi. Ja Tiit on täna ka siin sõbraga, ka küla seltsi liikmega Aukülast ja ta tahaks öelda kõigepealt paar sõna. Ja siis ma räägin tänasest päevakorrast lühidalt. Siis asume juba asja juurde. Nii et palun Tiit. Tere teile kõigile, kenad daamid, uhked härrad. Ja ma loodan, et see tänane üritus läheb teil igati korda. Ma usun, et ka mina siit mingi tarkusiva saan, et ma olen ise küll jah, ja 30 aastat Alljala vallas olnud. Ma arvan, et kõige pikemast asi volikogu liige esiteks. 30 aastat volikogus järjepidevalt, koos külanõukogu vajaga aastast 87 kuni 2017 ja siis ütlen aastast 88 ja 89, kuskilt sinna kanti, ka siiamaani siis külavanem. Meie küla on sama vana kui Rockvere linn, ega meilgi on, kui kutsume rahvast kokku, alati võiks tulla rohkem, teinekord ongi rohkem, teinekord on vähem. Et nii see külalu meil üle Eestimaa täna on. Et nii on. Aitäh teile ja Ivo, aitäh kutsumast. Meil on täna 3 põhiettekandjat ja võib-olla ma ise vahepeal lõpus lisan ka paar sõna oma isa mälestustest, kadunud isa mälestustest. Aga kõigepealt alustaksime sellega, et 30 minutit on cirka igal ettekandjal, siis tuleb 15-minutiline kohvipaus, kus te saate omavahel suhelda, vaadata kõrvaltoas näitust, mis on üles pandud Sinimäe muuseumi juhatajale ja ka meie MTÜ liikmele Ivika Maidrele. Tema museaalid on need tema muuseumist. Ja väike kopp, väike, nagu sakslased ütlevad, rüstük, kuna sakslastest tuleb meil täna siin palju juttu. Ja kõigepealt siis esimesena oleks meil plaani järgi Olav Mäe, ajaloolane. Nii, ja tema räägib siis vabadussõjast. Nii palju, kui ta on õnnestus saada andmeid kokku, ütleme siin ka Ida-Virumaa ja Kahula küla kohta. Ja natukene üleüldse ka Kahula külje koha peal. Teise ettekande teeb Jaak Valge. Ei hakka kõiki tiitleid üles lugema, kõik teavad nagu nii ilmselt. Aga juhuslikult oleme ka ühes koolis õppinud. Ja tema räägib siis 30-ndatest aastatest ja ka Kallakuga natukene Ida-Virumaale, mis tal on õnnestunud välja selgitada arhiiviga koostöös. Ja kolmas ettekanne siis 40-ndad ja Sinimägede lahingutes lõpus natuke räägib siis Ivika Maidre. Tere ka minu poolt. Ma olen natukene segaduses, et koolis harjunud kogu aeg püsti seistes kõnelema. Ma vähemalt alguses teen seda siis täna siin ka. Kõigepealt aitäh kutsumast. Meil oli sellest siia tulekust juttu juba ligemale pool aastat tagasi, ma usun, või umbes selle ringis. Nii et oli piisavalt aega materjali koguda. Järgmine infokilluke puudutab siis ühte kohalikku meest nimega Mihkel Keremann. Vanakalendri järgi 28. detsembri 1905 lasid karistussaaklased Kahula külas külameeste silme all maha Mihkel Keremanni. Teda süüdistati keisrile palvekirja saatmises ja kuna ta oli kohalike hulgas nii-öelda peamees, Jõhvi valla abitalitaja, siis otsustati just tema teistele hirmuks hukata. Surmaotsus viidi täide veerandtunniga.
Kohalikel oli selline järsk ja jõhker tegutsemine riigivõimude poolt väga ootamatu ja jättis ülekohtu tundena inimeste mällu valusa jälje pikaks ajaks. Ja nüüd siis vabadussõja sündmustest. Mul on siin veel üks patakas fotosid ka, mille ma lasen ka hea meelega ringi käima. Osadele on taha kirjutatud, millega tegemist, osadele ei ole. Ja osade puhul on siis pildi pealt ka näha, millega tegemist. Seepärast kuulutatigi 24. novembril 1918 Virus välja sundmobilisatsioon, mis 29. novembrist alates laienes kogu Eestimaale. Muidugi oli mobilisatsiooni väljakuulutamine Virumaal vajalik, ent hilinenud samm, sest ei osatud ohtu hinnata. Kui tähtsaks peeti Eesti alade vallutamist Punaarmee poolt, näitab see, et 1918. aasta novembris oli Eesti vastu koondatud vägede osa Punaarmee jõudude hulgas 7%, aga jaanuaris 1919 juba 21%. 12. detsembril jõudsid Tallinna sadamasse Inglise laevad ja see probleem hakkas leevenema. Kogu vabadussõja jooksul kasutusel olnud suurtükkidest saadi inglaste abil 1/3, kuulipildujatest 20%. Eriti oluline oli kerge kuulipildujate saamine, sest neid oli lahingute käigus võimalik kerge vaevaga ühest kohast teise paigutada. Narva lahingut alustas Punaarmee oma patareide tule ettevalmistusega, mis kestis tund aega. Järgnenud jalaväerünnak löödi Eesti sõjaväelaste poolt tagasi. Lahingu käigus ületas kommunistlik Viljandi teine kütipolk jõe, aga 11:30 löödi nad tagasi. Kella 11:30 ja 13:20 vahel korraldati Punaarmee dessant Narva jõesuus ja see otsustaski Narva lahingu saatuse. Silmanurgast nägin, kuidas Ivo vaatas kella, ei tea, mis see tähendab. Saksa väeosad evakueerusid, aga õhkisid enne seda üle Narva jõe viivad sillad. Tulemuseks oli, et Punaarmee ei saanud oma soomusjõude üle jõe paisata. Ometi pääses maksvusele nende ülekaal sõjalaevade suurtükitule ja maavägede arvukuse osas. Vabadussõja algul oli Eesti laevastikul vaid 2 alust, suurtükipaat Lembit ja suurtükilaev Laene. Seda O2 olete vaadanud või lähete vaatama, et siis seal on nendest Eesti eriteenistustest juttu ja tõepoolest, et need arhiivid jõuti ära hävitada, aga kas mingisuguse lohakuse või ei tahaks öelda, et pahatahtlikkuse tõttu, aga igatahes need vabadussõjalastesse puutuvad andmed koos aadresside, telefonidega nii edasi, need jäid alles ja pärast seda siis oli Nõukogude režiim võttis need üle ja lihtsalt väga kerge oli kõik üles leida, arreteerida, et suur osa siis saadeti välja Siberisse ja osa ka lasti maha ja ainsaks süüdistuseks oli tehtud vabadussõjale. Vot nüüd 33. aasta oktoobris siis kiidetigi heaks vabadussõjalaste põhiseadus ja selle otsevalimistel tuli siis valida nüüd see riigivanem ja 50-liikmeline Riigikogu. Nii. Ja nüüd vaatasin järgi ka siis Ivo ütles, et oleks hea, kui ma sätitaksin natukene ikkagi rohkem nagu Eesti või Virumaa kesksemaks seda oma juttu. Ja vaatasin siis järgi, et kuidas need Virumaa vallad ja Virumaa tervikuna siis hääletas.
ja vastus on see, et Virumaa Eesti inimesed olid vabadussõjalaste põhiseaduse poolt rohkem kui Eestis keskmiselt. Aga just Eesti inimesed. Et toona siis oli ka, ikka Virumaal elas muus rahvusest inimesi ka, et kui näiteks keskeltläbi oli linnades Eesti keskmisena oli vabadussõjalaste põhiseaduse poolt 71,7%, siis Rakveres, mis oli siis kõige suurema selle poolehoiuga, oli 81,2%, Jõhvis oli 71,4%, aga Kundas 50%. Ja nüüd mitmes vallas ka siin näiteks Auvere Joala vallas oli 90%, Vaivara vallas ka üle 90%, aga samal ajal näiteks Varangu vallas oli 46%, Vasknarvas 32%, Skriatinas, mis siis kuulus ka, eks ole, Eesti koosseisu, aga teisel pool, mis kuulub praegugi õigusliku järjepidevuse alusel Eesti koosseisu, eks ole, teisel pool Narva jõge, Skriatinas 28,2%. Ja ütleme, need poolehoid siis vabadussõjalastele oli suur siin Virumaal, keskmiselt suurem ja Võrumaal. Ja miks see nii oli? Ma pärast veel proovin selleks esitada ühe hüpoteesi. Et ütleme niimoodi, et tund nagu niisugune ettekujutus, et see Nõukogude KGB, et see on üks niisugune kõikvõimas ja väga tark niisugune aparaat. Tegelikult ei olnud vähemalt, et 30. aastatel vähemalt, et Eesti see küll ei tõesta seda. Et ütleme, et Stalini oli siis selline, et tema oli kättemaksuemuline, et tema siis ajas mööda maailma taga. Esimene prioriteet ka Eestis oli siis Vene valgekaartlaste jälitamine, eks ole. Ja mitte, eks ole, mitte Eesti luuretegevusega, siis mitte siis mingisuguse Inglise või Prantsusmaa või Saksamaa, aga just Vene valgekaartlaste jälitamine, eks ole. Et ta oli, kes mitte mingit poliitilist rolli ei mänginud, eks ole, aga lihtsalt kättemaksuemust. Et Päts nagu selline mees ei olnud. Et selleks 37. aastaks ikkagi olid juba Sirk, oli nii-öelda löödud kaart, et asja eest teist taga teda nagu siis hävitada lihtsalt ei oleks olnud mõtet, eks ole. Ja virumaalased olid seda punaste võimu, kommunistide võimu nagu kogenud ja vabadussõjalased olid vabastanud Virumaa ja nemad olid siis nendest Eesti poliitilistest jõududest kõige antikommunistlikumad. Et niimoodi, et siis see võis tuleneda sellest nagu niisugune hoiakuline, et selle hoiakust tulenev selline sümpaatia. Ja samamoodi ka Võrumaal ka, eks ole, et Võrumaa oli siis ka olnud, oli kommunistide võimu, oli siis pikka aega kogenud. Vot nii. Ja suur tänu kuulama. Nii, aitäh! Püstis kurjed seises järgi. Ärasid veel tuled mustas veel. Üks näitile ju päevene kurdi. Rattajõude astus rooli peal. Siis räägitakse Jõhvi maanoorte konvendi tegevusest ja eriti kiidetakse Kahula küla noori. Et nad on siis loetud seda 39. aasta aruannet ja nii on teada, et on olnud söödakaalika kasvatamise võistlused, üle-eestilised ja arvake, palju neid osavõtjaid võis olla tollal. Söödakaalika kasvatamine.
igast maakonnast või tead. ja aga no mis see arv võiks olla näiteks? Üle 600, ütleb ajaleht, et üle 600 osales ja mina küll tõesti ei tea, et kuidas siis see nagu parimad, et kes siis kõige suuremad või väiksemad. Talud siis nagu, kes 600 talud. Siin on öeldud, et üle 600 osavõtja seas tuli Kahula Noor, Evald Jürnas. Jürnase Evald tuli 5. kohale. Nii et see on ikka väga hea tulemus. Ja mis veel? Et Kahulas on sellised hästi nobedate näppudega naised ja Kahula noortering on valmistanud ka komplekti naiste ja meeste rahvarõivaid. Noh, siin arvatavasti mõeldaksegi, et komplekt siis nagu tantsuringile ja õpitakse rahvatantse Linda Niinepuu juhtimisel. Ja veel käib siin edasi aktiivne tegevus, et näiteks siis märtsikuus 1940 on Kahula algkooli ruumides ehk selles samas kohas olnud konsulentide päev ja ma loen need nimed ka ette, et need on vähemalt üks on ju väga tuntud perekonnanimi, et on olnud metsanduse konsulent Suuroja, aianduse konsulent Jääger ja veisekasvatuse konsulent Vitsut. Nii et kuskil Euroopas, Poolas käib sõda, aga meil on siin väga rahulikult niisugune kena aktiivne külakoht. Ja 5. juunil 1940 Virumaa teatas lugu, et Kahulas on olnud järjekordsed võistlused. Ja esimene võistlus on olnud kartuli koorimisvõistlus. Ja võitjaks on tulnud, nüüd pange eesnimi mulle ka sinna ette, H. Teder. Hilda Teder, nii. Ja meetädi. Ja teine on Hiia Kurba ja kolmas on E.D. Jürnas. Äkki siis on Eduard Jürnas, et mõni mees ka kooris. Sest ma olen nagu naiste nimi. Siin on nagu huvitavalt, et see teine nimi on nagu eesnimega välja toodud ja siis on 3. koha Jürnase puhul siis ainult see E.D. Nii et jah, Teder on võitnud. Edasi on lüpsivõistlus. Nii, ja lüpsivõistlusel on esimene siis Kurbahiia, teine on siis Teder, et nüüd vahetati kohad ära. Lüpsimises on Teder teine ja kolmas on O. Kriisk. Kriisk Olga, jah, just. Ma arvasin ka, et see võib olla ainult Olga. Ma ei tea, kui palju siis oli neid võistlejad seal hobuse rakendamisel ja sellega saab kõige paremini hakkama Kaste nimeline mees. Mina mäletan oma ja Kaste Miksu mäletan ka oma noorpõlves, nii et näete, väga tuttavad kõik perekonna nimed, kellest me ikkagi teame ja natuke, kui siia juurde veel midagi panna, me saame kõik need teada, kes need on. Ja mõelge, see, millest ma räägin, on 1940, ja on 2020. Ja mul on väga hea meel, et ikkagi külas on nii palju järjepidevust. Et meil ei ole seda, et kui tuleb see 40. aasta nimi siin ette, et me ütleks, et kes see oli või keegi ei tea. Nii et mälu olemasolu on ikkagi üks väga tähtis asi. Virumaa teate, siis nüüd on äkki Virumaa läinud punaseks kätte. Ja ma ei tea, kuidas siis seda parimaid välja selgitati, kes oli see komisjon, aga nüüd ma loen jälle ette tulemused. Esimese koha on saanud Eha Tähtla. Jah, nii. Teise koha Linda Niinepuu, see, kes õpetas neid tantse. Ja võt üks nimi ka, kes kogu aeg nüüd käivad ka läbi, on Poolid ja kolmas koht on Tooni Pool. Jah, et tema on siis ka teinud neid rahvarõivaid nii osavalt, et teda on siis väärindatud selle 3. kohaga. Nii, aga kui me nüüd, see on märts 41, et kui me mõtleme 41. aasta peale Eestis, no siis need, kes on ikka koolis käinud, nendel tuleb meelde kohe see märtsi küüdit või see juuni küüditamine. Ja nüüd on siis see, et ausalt öelda Jõhvi vallast on suhteliselt vähe küüditatud. Ma vaatasin need nimekirjad üle, aga ma lihtsalt tahtsin nagu välja tuua Jõhvist, et keda seal küüditati, seal on, Jõhvi linnast on muidugi suurem see nimekiri, et kes olid nagu tähtsamad inimesed, siis on, et sealt viidigi siis ära Jõhvi kauaaegne alevivanem, Aleksander Käbin oma naisega, Jõhvi metsaülem, Alfred Laanso naisega, näiteks postkontori ülem Lepp ja nii edasi, nii et
aga midagi mul ei jäänud ühtegi ette, kes oleks Kahulast olnud. Mitte ühtegi viidud, siin ei olnud ühtegi peale kaevajat nagu Norja. Nii, ja nüüd me jõuame järgmise peatüki. Öeldi, et minge metsa ja kõik läks metsa. Jah, et seda ma ei leidnud. Aga vaadake, nüüd on see, et 41. aasta küüditamine ja selle järgneb kohe sõda. Et 22. juulil puhkeb siis Saksamaa ja Nõukogude Liidu vaheline sõda. Ostja maalt soovib osta lapsevankrit. Jõhvi, Kahula küla, A-Kriisk ehk Agres-Kriisk. Nii et maal ju tavaliselt mingit lapsevankriga kärutamist ei olnud, see näitab, et ja vaadake, kui suur kuulutus veel siin küll all siin, aga tähendab rikkad inimesed. Ja veel siis see, et jaanuaris 43 on üks artikkel, millel on imekaunis pealkiri. Elutuikeid Sompast. Ja siis räägitakse seal, kuidas siin on seda turbarabad ja öeldakse, et Sompa turbaraba varustab ka naaberkülasid, sealhulgas Kahulat. Nii, aga nüüd tuleb üks minu lemmik teateid. See on nüüd siin pealkirja all karistusi töökohustuste ja normide mittetäitjatele, sest vaadake, ükski okupatsioon ei ole lilleline ja kui tõepoolest ka sakslasi alguses mõnes kohas lilledega vastu võeti, siis ju kohalik rahvas pidi okupatsiooni ajal ära toitma ennast, siin baseeruvad saksa sõdurid ja veel võib-olla veel rohkem. Ja siis olid kohustatud igasugused normid, et sa pidid siin toiduaineid väga väikese raha eest siis ära andma. Ja nüüd on karistatud, nii et 4. märtsi 1943. aasta Virumaa Teataja annab teada Viru prefekti karistusest, et Toonipoolile Kahula külast määratakse või-normi mittetäitmise eest ja tal on valik nüüd, kas maksab 200 marka või 12 päeva aresti. Ja mina ei tea, kumba tema valis, et jälle Toonipool, ta 3. kord juba kõlab siit läbi. Et kui aru saada, et kui palju see raha, see on meeletu raha, sest mul ei olnud ka hirmsasti aega otsida seda hinnapoliitikat nüüd sellel ajal, aga ma toon selle ühe näite, mis ma leidsin 44. aasta algusest, et näiteks 1944. aasta alguses oli üle 21-aastase mehe tunnipalk maksimaalselt 50 penni. Te saate, ütleme, et on 50 penni tunnis ja ta saab siis 4 marka päevas, jah. Ja nüüd, kui ta on 200 marka, peab keegi maksma ära. Need karistused olid ikka väga karmid, mulle tundub. Et see oli ikka kõva nähvakas. Ja veel on see, mida ma sealt välja lugesin, et mingit võrdsust ei olnud, näiteks naiste palk oli 80% mehe palgast. Ikka leiti, et naine ei tööta nii palju kui mees, et kui see oli siis 50 penni maksimum, siis see oli siis 80% siis sellest 50 naistel. Et ma saan aru, et ajakirjandus on alati propaganda vahend. Ta on ka täna. Aga siis on see, et mul õnnestus välja võtta selline asi nagu 7. märtsil 1944 on välja antud Punaarmee 7. laskurdiviisi poliitosakonna ajaleht, milles on siis artikkel, mille pealkiri on Eesti uue korra ahelas. Ja nüüd on siis sellele Jõhvi põlemisele 43 hoopis uus tähendus antud. Et ma vabandan nüüd ära Kolumbi ees, aga nüüd kuulake ja öelge, kui absurdne see on. Ja siis on seal öeldud, eriti julmalt toimiti juurtidega. Need aeti Jõhvi linna ja põletati siis kogu linnaga ära. Et mis oli siis 43. aastal Jõhvi põlemine on siis poliitosakonna leht teab, et see oli kogu linn põletati maa tasa sellepärast, et juurtidest lahti saada. Aga mis on kõigi iroonilisem, et samal ajal pommitati ju maada see Narva linn. 7. märts ja 8. märtsil toimub üks suuremaid pommirünnakuid Jõhvil ja 9. on Tallinn. Et see on küll, ma ei tea, kas see juhtus lihtsalt, et see samal ajal need asjad ilmusid, kui tegelikult tuleb ka sealt taevast kohalikele inimestele surma kaela. Ja nüüd on 2 teemat, mis ma ainult puudutan ruttu ära, on see, et vaadake juba veebruarist märtsist on sealt Narva äärest kõik inimesed põgenevad
ja mina mäletan ka, et meil, noh, seal, kus see minu Paravälja talu on, et mingitele sõjapõgenikele anti ulualust sõja ajal, kes nad olid, ma ei tea. Ja nii ma leidsin ka näiteks Virumaa Teatajas sellise kuulutuse, et otsitakse taga Kiviloo perekonda, et ta on hoopis tulnud sealt kuskilt Talutaguse kandist ja viimased teated on, et nad on olnud Kaula külas. Ja siis see otsija ütlebki, et andke teada, et noh, et vaadake, viimane kord on, et ju siis on teada, et siin on ka neile sõjapõgenikele siis ulualust antud. Nii. Ja nüüd siis lõpetuseks 2 asja ainult. Et kui 11. septembril 1944 hakkab sakslaste taganemine, siis mida teevad siis sakslased 18. septembri, osad ütlevad ka, et juba on öö, et on juba läinud üle 19. septembriks, et raudteejaam purustatakse, seesama mõis, suur hulk elumaju ja gümnaasiumihoone. Et järgi jääb see algkoolihoone, aga gümnaasium läheb. Ja teate, kui ma alustasin nagu normaalselt Euroopa sõjast 39, et peaks siis 45-ndasse üle minema, aga ma lõpetasin selle asja ära, kui ma hakkasin lugema 44. aasta lehti. Ja noh, mis on minu viimase 5 aasta kõige suurem järeldus? Et propagandamüüt oli juba valmis 44. aasta lõpuks. Ma kunagi olin nagu noorem ja naiivsem ja arvasin, et kogu see nõukogulik ajaloo käsitlus, et see tuli nagu pikka pidi. Hei, ja teate, ma ei ole mingisugune Saksa armee advokaat, ma ei ole mingisugune, kes ütleks, et sõjas ei tehtud Saksa armee poolt sigadusi, tehti ja mitte vähe ja tekitati väga paljudele kannatusi, aga see, mida mina lugesin 44. aasta detsembri läänlasest, ehk siis Lääne-Eesti punasest ajalehest, see oli 2 ajaleht, kus kirjeldati ainult seda, kui halb oli Saksa okupatsiooni ajal elu ja kuidas siis õnn lõpuks jõudnud õuele. Miks ma seda mainin on, seal räägitakse ka siis Jõhvi vangilaagrist. Mul on see ka siin välja trükitud, aga ma lihtsalt ütlen, et mis tähendab see, mis seal öeldakse, et kui sa valetad, siis valeta nii, et nagu ei teki tõrget. Et kui ma loen siis seda, et mida seal nagu näiteks öeldakse, et öeldakse seda, et sakslased loopisid laagris ahju elavaid imikuid, okei, sellega ma olen veel nõus, et laps on väike, aga kui nad ütlevad, et nad tuletasid elusaid suuri inimesi kuskil ahjus, ma küsiks, et mismoodi me seda elusa inimese siis nagu ahju topib, et inimene on ikka üsna suur, eriti veel kui on meesterahvased. Et see on umbes sedamoodi, et kuidas kägistati seal, ma ei tea, 30 inimest ära, et vaadake, need jutud on ikka juba natuke nagu ulme valdkonnas ja siis ma lõpetasin ka ära ja ausalt öelda täna hommikuks sain mul aeg ka ots. Nii et ma tänan teid selle kuulamise eest ja aitäh, ilus päeva! Mul oleks ka üks kommentaar siia juurde. Väga õige, et need ideoloogilised võtted olid juba ammu välja mõeldud. Neid tõendusi leiab ka rohkemgi. No kas või see sama Vaivara koonduslaagri koht. Mina olen lugenud, et seal olid samasugused ahjud nagu Buchenwaldis ja Sventsemis. Eks ole, see on nii tiražeeritud, eks ole, kuni selleni, et seal isegi on fundamendi jäljed olemas, kus need ahjud olid. Tegelikult ei ole seal mitte midagi. Nii et sellised müüdid, selle juudi kaardi ümber ja ka muud moodi, see, mida sa ka ütlesid. Oli 14-aastane, sellest staabist ja sellest võiks tõesti pikalt rääkida, ta oli tol ajal täiesti juba täis eas, tegi suure talutöö ära, kuna isa oli surnud, hakkas 8-aastaselt pihta. Ja ma võiksin isegi siin praegu talude järgi öelda, kus see kindral elas, Heidi on ka kuulnud neid lugusid, kus oli staap ühesõnaga siin, kuidas kindralile ehitati, iga hommiku ta jalutas ilusti siit sööklasse ja ohvitseride söökla oli koos selle staabiga siin klassimajas ja ise ta elas üle, ütleme siis aias ja Niinepu majas, kus oli meie talu ja see on pikk jutt, nagu öeldakse, sellest võib-olla teine kord kunagi edaspidi. Ja annaksime üle väikesed meened nendele inimestele, kes meil appi on tulnud. Me täname ka Jõhvi valda, kes meid toetas.
materiaalselt. Täname Riho Breivelit oma ansambliga, Rauli, kes võttis kõik videosse ja loomulikult teid kõiki ja Rauli vahvat abilist, tema abikaasat, Tiinat, nagu näete, kes ka tegeles nende asjadega. Nii et kõigile suur tänu ja me annaksime nüüd üle ansamblimeestele. Täname ilusa muusika eest. Nii, see on Olav sulle. Nii. Nii. Enne ta soovis öelda ka paar sõna, aga ma annan juba väikese meelespidamise üle, et ta oma suure pere ja väikeste laste kõrval jõudis siia tulla ja kõik selle ajaga vastu pidada. Meie uus abivalvanem. Mina tegelikult tahaksin öelda ka, et tänane selline päev oli minu jaoks nagu selline väike käik nii-öelda minevikku, et üks minu väga lähedane inimene oli metsavend ja kes, kuna ta tänu selle enda väga raske elu tõttu ikkagi tal õnnestus elada 92-aastaseks, siis neid lugusid olen mina kuulnud terve lapsepõlve. Et väga tore oli täna kuulata ka midagi sellist taaskord uuesti. Et minul on ka kodus medal teenetelist aastast 2006. Et see on siis selle sama inimese oma pärandus. Aitäh! Jõudu jaksu teile ja mina ootan igatahes uut üritust. Aitäh! Aitäh! Sul on nii ikka. Jõudu teile! Minu kodu on meil tervisi saa.